mina olen Helen. Ma tahaksin soovitada 3 filmi, mida ma ise tahan PÖFFi raames kindlasti vaatama minna, sest need tunduvad mulle väga huvitavad. Esimene film, mis mind just sel aastal väga huvitab, on Tokyo Iidolid. Meil on nimelt endal muusikavaldkonnas käimas selline projekt, mille nimi on Finest Sounds ja käisin esimest korda ise pool aastat tagasi Jaapanis ja olen kogu aeg mõelnud, et mis see Jaapani popkultuuri fenomen on, et seal on nagu väga palju selliseid teismelisi huvitavaid iidoleid ja kuidas see kõik see animekultuur ja kuidas tegelikult see Jaapani popkultuuri maastik on kujunenud. Ma saan aru, et see on dokumentaalfilm, kus läbi siis sellise uue põlvkonna noore naisartisti tehakse selline otsetee sisse siis sellesse Jaapani teismeliste popkultuuri maailmasse, kus nad on kõik väga üle kostümeeritud, et nad on natuke nagu multifilmi kangelased. Aga loodan, et läbi selle dokumentaalfilmi saab natuke sissevaadet sellesse maailmasse ja aru võib-olla siis paremini, et kuidas see Jaapani popkultuuri tööstus seal toimib. Et selle tagamõte on see, et mõelda paremini, kuidas siis võib-olla nagu Eesti muusikud koos Soome muusikutega saaksid ka Jaapanis midagi rohkem teha. Aga nii või teisiti Jaapani kultuur pakub praegu hästi palju huvi, et Tokyo Iidolid on see film, mida ma kindlasti lähen vaatama. Teine selline karakter või isik, kes on mulle nüüd palju viimasel ajal huvi pakkunud tänu just meie kommunikatsioonijuhile Ingrid Kohtlale, kes on mulle tutvustanud siis saksa kunstniku Josef Beuys'i. Et tema eluloo film linastub ka dokumentaalfilm, siis mille pealkiri ongi Beuys, kirjutatakse Beus. Tegemist on, öeldakse niimoodi, et saksa versiooniga Andy Warholist, kes on kontseptuaalne kunstnik ja ma lihtsalt loen selle fraasi maha, see on nagu tore, ta on esimene saksa kunstnik, kellel õnnestus isikunäitus Guggenheimis korraldada ja oma kodumaal peeti tema kunsti kõigi aegade ülehinnatumaks prahiks. Aga Beuys ise on siis öelnud niimoodi, et tema eesmärk ei ole nii-öelda nagu esteetilist ilu luua, vaid tema eesmärk on inimeste teadlikkust suurendada. Ja üleüldises mõttes on siis tegemist tegelasega, kelle puhul kehtivad märksõnad nagu, et on humanist, sotsiaalfilosoof, tegeleb antroposoofiaga ja siis tegelikult on selline kunstnik, kes ei taotle mitte esteetilist ilu, vaid tahab edasi anda mingit siis nagu sügavamat mõtet. Et selline karakter, tahan temast rohkem teada saada ja seepärast lähen vaatan ka seda filmi. Ja siis 3. film, mida ma tegelikult ise olen juba näinud ja seetõttu soovitan ka, üks seanss on veel jäänud siin PÖFFi raames, see on kindlasti sel aastal väga populaarne film ka festivali raames, on Del Toro film Veepuudutus. Minu jaoks jooksevad seal mitu põnevat liini kokku, et mulle alati meeldivad, et tegevus toimub siis nagu 60. külma sõja ajal. Et seal on natuke sellist James Bondilikku spiooni filmi sellist süžeed, mis lahti hargneb, aga tegelikult nagu laiemas mõistes, võib-olla selle filmi sõnum, ta räägib hästi palju armastusest ja see peakarakter on selline Avatari filmist tuttav või kuidagi taoline kosmiline olend, keda inimesed siis ei taha üldse mitte mõista, aga tekib selline nagu omamoodi kaunis armastusloo liin selles filmis, mille ma arvan, selline kaugem sõnum on siis võib-olla see, et kõik, kes võivad algusest peale tunduda nii-öelda nagu veidrad või hoopis teistmoodi, et me ei suuda neid mõista, et nad on kuidagi ühiskonnast eemale tõugatud, siis natuke tähelepanelikumalt neisse suhtudes ja süvenedes võib leida nendes midagi väga kaunist. Et sealt jooksevad siis erinevad sellised liinid kokku, aga ta on nagu väga kaunis ka visuaalselt kujundatud fantaasiamaailm, et see on siis filmi režissöör ja näitleja Del Toro, kes sellise filmi on loonud, The Shape of Water, Veepuudutus. Soovitan tõesti, ilus film on. Vot, need 3 filmi. Aitäh!